ma tunnen, et inimesed kasutavad ka nikotiini tihtipeale valedel põhjustel. Võrreldes alkoholiga. Alkoholi ka kasutatakse valedel põhjustel ja see tekitab samamoodi probleeme, ma ütleks. Väga õige. Ja siis tulevad ained mängu. Põhimõtteliselt. Kutid, kuulake nüüd, see on väga tähtis jutt chat. Minu meelest on eesti keeles sõna sõltuvus nagu ülihea sõna. Ma ei ole 18. Inglise keeles on sõna addiction. Eesti keeles on sõna sõltuvus, mis tuleneb sõnast sõltuma. Ja ma leian, et nendel kahel asjal on nagu väga suur seos oma vahel. Sest et sõltuvus tekib sellest, kui sa sõltud millestki muust. Ja paljud inimesed kasutavad näiteks nikotiini selleks, et olla rahulik. Või et they're going through some shit, on ju. Ja siis nad resortivad nikotiinini. Oletame, et neil on raske episood elus ja siis nad on nagu, türa, see parandab minu probleemid. See aitab mul fucking probleemidest eemale saada. Aga siis tekib see olukord, kus sina sõltud nikotiinist, et olla ja säilida rahulik. Ja sealt omakorda tekib sõltuvus. Seega ma leian, et need kaks asja on omavahel väga hästi seotud nagu. Ja ma leian, et selle asemel, et inimesed kasutavad fucking nikotiini selleks, et enda probleeme lahendada, aga see ei ole lahendus, see on ajutine viis, kuidas oma probleemide eest põgeneda ja need ära unustada. Mitte probleemide lahendamine. Sa pead tegelema probleemide lahendamisega või siis selle asemel veel see, et sa saad tegelikult kasutada seda energiat lihtsalt selleks, et areneda vaimselt. Ja saad aru, kui sa kasutad nikotiini selleks, et enda probleemidest põgeneda, siis sa ei õpi tegelikult sellest olukorrast midagi, sest et mõistlikum oleks see, kui sa õpiks ennast paremini tundma ja sa õpiks enda emotsioone paremini käsitlema. Ja siis, kui sa oskad enda emotsioone paremini nii-öelda käsitleda, siis sa tuled endaga paremini toime ja sul ei ole vaja selliseid asju nagu nikotiin. No see on see. See on lihtsalt see quick way out nagu. See on see easy way out. Aga sa lihtsalt teed endale sellega haiget long term, vaata. Mis on nagu pointless. Ühesõnaga, sa teed haiget endale selleks, et vähem haiget teha endale. Mis ei ole loogiline. Ma arvan, parem analoogia oleks mingi asendama probleem uue probleemiga. Jaa. Või võtta laenu, et maksta ära laen. Jah. See ei vii kuhugi tegelikult. Ei vii, jah. Probleem ei kadunud ära. Ainult teistsugune kuju. Ei, see ongi, vaata, ma räägin, see ei ole või lahendus. Või isegi on sul topelt nüüd. See ei ole lahendus, vaid see on ajutine getaway su probleemi juurest, nii-öelda. Sa põgened probleemi eest selle asemel, et seda lahendada. Pihumine parem kui nikotiin. Ma täitsa usun.